Nurgakivi saates oleme me nutiklaasist korra varem rääkinud. Siis käisime me ühes kodus ja seal olid aknad tehtud siis nutiklaasist, et said endal lasta valguse ja õuemüra sisse ja said ka selle kinni panna. Täna oleme me külas IT-ettevõttest Trinidad Wiseman, kes on nutiklaasi kasutanud oma nõupidamiste ruumide siis blokeerimisel, et saad teha privaatseks ja saad teha läbipaistvaks. Aga räägime otsast peale sellest, mis asi on nutiklaas. Nutikile puhul on tegemist innovaatilise aknakilega, mille paigaldame klaasi peale, ühendame kaablid ära toiteplokiga, anname kliendile kätte puldi ja siis ta saab nupule vajutusega muutuma klaaspindade läbipaistvust. Et meie siis pakume piimet tumehalli tooni. Piimet tooni kasutatakse pigem vannitubades ja tumehalli siis pigem büroohoonetes või elutubades. Nutikile läbipaistvust saab siis juhtida kaugjuhitava puldiga, lisaks saab ka timmerdada, me oleme ainsad, kes seda võimalust pakuvad, saab juhtida ka nutitelefonist akende kaupa, seinalülitist või siis näiteks kellaaja järgi. Et kui töötajad tulevad hommikul tööle, muudavad klaasid ennast läbipaistvaks ja kui need õhtul ära lähevad, muudavad klaasid ennast läbipaistmatuks. Täna oleme külas ettevõttes Trinidad Wiseman. Nemad on päris palju seda klaasi enda kontoris kasutanud. Miks nemad selle valiku tegid? Nemad valisidki sellepärast, et kui neil käib parasjagu koosolek, siis nad saavad panna selle nutikile pool läbipaistvaks. Seetõttu ei häiri see, kui inimesed sellest klaaspinnast mööda kõnnivad ja samas sa saad siis nagu mitte karbis nii-öelda koosolekut pidada. Nutikile puhul on siis väiksed piirid niimoodi, et päris dušinurka me teda ei paigaldaks, kuhu võib otseselt voolavat vett peale sattuda. Pritsmed teda ei kahjusta. Lisaks kasutatakse teda näiteks ka haiglates, kus saab siis desovahendiga hooldada. No kui sa peaksidki nimetama võib-olla mõned põnevamad kohad, kuhu te olete nutiklaasi paigaldanud, mis need oleks? Dubai Expol näiteks on Eesti e-paviljonis nutikile. Lisaks näeb nutikile mõnel autol, tagaakendel, kunstimuuseumis maalidel, bussipeatustesse oleme paigaldanud ja Nordea panka ja siia samma Trinidad Wisemani näiteks ja paljudesse teistesse. No üks küsimus tekib, et kas see kile on õrn, et kui siin vastu minnakse, kas see võib katki minna, mida siin tähele peaks panema? Kilel on siis kriimukaitse kiht peal, mis tähendab seda, et näiteks väikesed lapsed ja lemmikloomad ei saa seda kahjustada, et sellepärast paljud inimesed vahetavad näiteks oma rulood või voldikardinad välja just nutikile vastu, et laps ega koer neid ei kahjustaks. No kui nüüd edasi fantaseerida, et mida kõike veel selle nutikilega teha saab, siis üllata meid. Kui nutikile on läbipaistmatu, saab teda kasutada tahvlina. Kui ta on läbipaistev, siis on ta nagu tavaline klaaspind ja tekst hajub siis ära kogu hoone sisustusse. Mis nüüd edasi teha, et kui on huvi oma kodu või kontorit täiustada selle nutikilega? Võiks ära täita meie kodulehel hinnapäringu. Sama tööpäeva jooksul teeme teile ka konkreetse pakkumise ja lisaks aprillikuu lõpuni saavad kõik inimesed, kes kasutavad sooduskoodi Nurgakivi 10% kogu tellimuselt. Mina ütleks, et hüvasti kardinad, hüvasti rulood, sellele on nüüd hoopis kihvtim alternatiiv. Minge uurige rohkem infot kodulehelt nutiklaas.ee.